Meil on tõesti Mihkel Kangur ja ma olen nendel keskkonnateemadel keskkonnateemadega tegelenud ilmselt 45 eluaastast 40 kohe kindlasti. Ma olen sündinud teadlaste perre ja see on huvitav, et kui ma ülikooli tulin, siis ma sain teada, et kõik inimesed ei mõtlegi sarnaselt, et me oleme loodusega üks, me oleme aineringes, energiaringes loodusega ühed ja ülikoolis filosoofia loengutes sain teada, et maailmas saadakse aru ka kuidagi teistpidi. Ma olen kaitsnud doktoritöö teemal, mis uuris Eesti taimkatte arengulugu, mis seda arengut on mõjutanud, mis on see põhjus, miks on meil taimkatte just selline, nagu ta siin on. Ja selle ma kaitsesin 2005. aastal. Põhijäreldus või üks selliseid suuremaid järeldusi hilisemates töödes ka, kuhuni me välja jõudsime 2013. aastal oli see, et Eestis on inimene Eesti metsadele avaldanud mõju viimasel 3000 aastal viisil, mis on olnud suurem kui kliima. Sõnastan selle teistmoodi, ehk et viimase 3000 aasta vältel on inimese mõju Eesti metsadele olnud olulisem kui kliimal. See tähendab seda, et meie rahvus, meie eestlased oleme arenenud siin selle metsaga, nende soode, järvede, jõgede, põldudega, me oleme arenenud koos. See, et meie mõju on olnud metsadele suurem kui kliimal, seda ei pea võtma sellise tohutult suure katastroofilise asjana. Enne meid olid siin ka suured veised, kes samamoodi metsades lõid lagealasid või hoidsid teatud välusid lahti ja mõjutasid seda metsa. Me arenesime nendega koos, aga viimasel paarisajal aastal on see suhe täiesti teiseks muutunud. Et see on võib-olla natukene selliseks taustaks. Taustaks veel, et kuskil 2012. aastal sündis mul perre poeg, teine laps ja haiglas, kui ma sain enda poja esimest korda kätte peale, siis tabas mind selline väga tugev nägemus. Hästi tugev selline visualiseering sellest, kuidas mu laps, poeg on siis sõjas. Et ta on lahinguväljal ja see lahing on, sõda on loodusressursside pärast. Et see oli siuke väga tugev emotsioon või siuke, ma ei oska seda seletada, kust need pildid tulevad, kuidas nad nagu tekivad, aga see mõjutas mind nii palju, et alates sellest ajast olen ma loobunud praktiliselt loodusteaduste alasest teadustööst, teinud seda nii miinimumina, et enam ülikoolis tööl püsida, sellepärast, et ma sain aru, et kõigist nendest teadusartiklitest, mida ma olen kirjutanud, tegelikult ei juhtu maailmas mitte midagi paremaks. Neid teadusartikleid loeb väga väike käputäis inimesi ja nendest ei jõua meie elukorraldusse tegelikult informatsiooni, teadmist üldsegi mitte väga palju. Ja ma leidsin, et selleks, et me saaksime teha maailmas mingisuguse olulise pöörde, olulise muutuse on vaja keskenduda haridusele. Ja viimase aasta jooksul juhtus ka nii, et eelmise aasta IPCC raporti järel või enne seda juba IPCC raportist tulenevalt ja sai selgeks, et tegelikult meil ei ole aega praeguseks enam jäänud selleks, et uut põlvkonda peale kasvatada, uusi inimesi, kes looks teistsuguse, taastaks normaalse suhte loodusega meil. Et meil on vaja kardinaalselt muuta ka poliitikat. Aga sellele teele me täna ei lähe. Nüüd nende jutuajamistega, nende rääkimiste, nende keskkonnateemadega rääkimistega on alati see,
hästi põnev on kuulata selliseid õudusjutte, et kuidas kõik nagu halvasti läheb, aga tegelikult sellest mul on tunne, et inimesed hakkavad ka väsima, et tegelikult see, kui me räägime koolides ka, võttes riiklik õppeprogrammi näiteks lahti, siis seal on inimesed, õpilased teavad keskkonnaprobleemidest, tunnevad Eesti keskkonnaprobleeme, aga mis nendest keskkonnaprobleemide teadmisest kasu on, kui me tegelikult ei tea, mis on nagu see ilus või väärt selles looduses ka, et milles see probleem nagu ka seisneb. Ja kui te korra panete enda nagu silmad kinni ja mõtlete ennast ühte mõnda sellisesse kohta, kus te tunnete ennast hästi, kas teil on endal olemas mõni selline spetsiaalne koht või mõtlete ühele sellisele kogemusele, kus te olite ja te tundsite ennast tõeliselt hästi, tõeliselt mõnusalt ja mõtlete, millest see koht koosneb, mis selles kohas on. Korra lihtsalt endal silme eest läbi lasta, on seal teisi olevusi, on seal teisi elusolendeid, taimi, loomi, on seal päikest, milline on see soojus, temperatuur seal, et kuidas te tunnete ennast, kus te tundsite ennast tõeliselt hästi. Kui te mõtlete sellise koha peale, siis juhtub paar sellist huvitavat asja. Et kui paljud teist mõtlevad sellistele kohtadele mõeldes, ma ei tea, kaubanduskeskusele või linna, ma ei tea, hobujaama peatusele Tallinna kesklinnas näiteks, et enamus inimesi mõtlevad ennast kas mõnda looduskaunisse, looduslikku kohta. See on huvitav, et kui rääkida lastega, ma olen ka lastel palunud selliseid asju mõelda ja tuleb välja, et väga paljudel lastel on tegelikult enda koht kuskil kodu lähedal metsatukas või mererannas või mingi kivi kuskil, kus nad käivad enda muredest mõtlemas. See on niisugune intuitiivne käitumine. Väga paljudel on ka vanaemadega seotud või vanaisadega seotud, et kuskil talus, aga ta on ikkagi niisugune looduslik, looduslähedane või loodusega kooskõlas olev keskkond. Et meil on vaja selliseid kohti, kus me saame olla loodusega kontaktis ja meie aju on ehitatud nii imeliselt, et ta isegi kui ta mõtleb sellistele looduslähedastele, loodusega heas kooskõlas olevatele kohtadele või looduslikele kohtadele, juba ainuüksi see rahustab selle ajutööd, võtab maha seda stressitaset. Sama on loodusfotodega, et ka ainuüksi loodusfotode vaatamisest isegi juba piisab selleks, et meie kappavat aju natukene maha rahustada, stressitaset alla tuua. Ja see on üks viis, kuidas loodus näitab, et ta hoolib meist, et ta tahab, et me oleksime elus, ta tahab, et me oleksime terved, me oleksime õnnelikud, et ta aitab meil maha võtta meie pingelise ajutöö, niisugust stressi, alandada stressihormoone, suurendada õnnehormoone ja see on vajalik selleks, et me elus püsiksime. Et loodus väga suures osas koosnebki komponentidest, koostöövormidest, koostööst selle nimel, et kõik elusolendid suudaksid elus püsida. Meid on õpetatud siin paari sajandi vältel, et meil on konkurents ja majandus on ikkagi läbi konkurentsi tugev ja räägitakse sellisest konkureerimisest, üksteise vastu võitlemisest, aga peamine osa või kõige suurem osa selliseid liikide vahelisi suhtevorme looduses on tegelikult koostöine vorm. Ja see on kujunenud välja juba sellel ajal, kui elu maa peale tekkis kuskil 3,8 miljardit aastat tagasi, umbes sellel ajal. See on huvitav, et elu tekkis, me teame, meie parimate teadmiste kohaselt, elu tekkis vees. Ja planeedil
maa, kui ta tekkis, ei olnud neid tingimusi, et siin saaks olla vett. Siin ei olnud selliseid elemente nagu vesinik või hapnik, mis saaksid moodustada vee. Ja nüüd sellel kevadel tuli üks uuring välja, mis väitis siis, et kuskil 4 miljardit aastat tagasi on maa kokku põrganud ühe kosmilise objektiga, mille tagajärjel maale tekkis üldse vesi. See paneb muidugi niisuguse huvitava hüpoteesi püsti, et umbes samal ajal on tekkinud ka elujäljed maal, et kas see tuli siis koos selle veeplaneediga või vee kosmilise objektiga tuli ka elu siis siia, aga igal juhul elu tekkis. Ja ta tekkis meie parimate teadmiste kohaselt praegusel hetkel selliselt, et selles ürgookeanis, mis oli niisugune paras supp, sinna oli tekkinud erinevate protsesside tagajärjel erineva suurusega molekule, mis sarnanesid natukene orgaanilise aine molekulidele, aga tekkisid molekulid ühel hetkel, mis suutsid iseennast kopeerida, luua enda sarnase uue molekuli. Miks see vajalik oli, miks tekivad sellised aineringed nagu sellise iseennast kopeeriva elu molekulina? Ilmselt see on siis universumi tekkel suures paugus tekkinud füüsikaliste seaduste tagajärg, et aine peab ringi käima ja üks selline unikaalne meile praegusel hetkel ainsa planeedina teadaolev koht on maa, kus selline elu tekkis, selline ainevorm tekkis ja meil puuduvad teadmised selle kohta, et kusagil mõnel teisel planeedil samasugune asi oleks juhtunud. Aga ühesõnaga see molekul suutis hakata iseennast kopeerima. Esialgu oli tal suhteliselt lihtne ennast kopeerida, et tema ümber oli äärmiselt palju selliseid aine juppe molekule juba olemas, mida ta sai kiiresti võtta ja endast koopiat teha. Ühel hetkel see materjal hakkas otsa saama, ta pidi tekitama enda ümber sellise teatava mulli, kuhu ta sai koguda kõigepealt neid ainejuppe kokku, et siis hakata ennast sobival hetkel kaheks lööma või poolduma, et uus samasugune molekul saaks tekkida. Ja see oli elu algushetk ja selline ainuraksel tasandil, eeltuumsel tasandil kestis elu meil 2,5 miljardit aastat. Selle aja jooksul need ainuraksed olendid katsetasid läbi kõiksugu erinevaid geenikombinatsioone, siis, et kuidas toime tulla selle eluga siis selles ürgookeanis. Aeg sellel ajal umbes oli väga turbulentne, see oli niisugune katastroofide rohke periood, aga koos eluga maa peal hakkas tekkima ka atmosfäär. Tekkisid need, kui see otseselt ürgookeanis kätte saadavast materjali kääritamisest või ümbertöötlemisest saadava energia hakkas otsa saama, siis ühed rakud suutsid välja mõelda viisi, kuidas teha endale sobivaid molekule kasutades päikeseenergiat. Selle tagajärjel nad hakkasid tootma suures koguses hapnikku, mis viis paratamatult selleni, et see hakkas mürgitama teiste elusolendite keskkonda. Hapnik on ju teatavasti hästi reaktiivne, hästi ohtlik kemikaal, et ta lagundab orgaanilist ainet hästi kiiresti. Aga teised rakud õppisid seda ohjama, tekkisid mitokondrid või mitokondrid on järglased nendele rakkudele, kes õppisid ära, kuidas hapnikku kasutada orgaanilise aine lagundamiseks, selleks, et toota iseendale energiat. Ja see tekkis selline ringmajanduse alge, kus ühed toodavad hapnikku, kasutavad selleks ära süsihappegaasi, teised kasutavad ära hapnikku ja toodavad süsihappegaasi ja tekitades orgaanilist ainet, tekib selline aine ringkäik ja selle üha efektiivsemaks aine ringkäiku ajamist või kuidas veel efektiivsemalt aine ringet sellisel kujul edendada. Me näemegi siis evolutsiooni tulemusena, kus me oleme jõudnud siis tänasesse päeva, kus domineerivaks liigiks maakeral on inimene
kellel on välja kujunenud erinevatest teistest imetajatest väga tugev otsmikusagar, mis võimaldab meil siin omavahel rääkida selliseid lugusid asjadest, mida teil ei ole võimalik mitte kuidagi oma meeltega tajuda, ei näha, maitsta ega kombata, nad on toimunud aastamiljardite eest, aga teil tekib ajus ikkagi mingisugune ettekujutlus sellest, et kuidas need asjad võisid välja näha. Ja see efekt on aidanud, see efekt, et me suudame üksteisele rääkida lugusid, mis ei vasta võib-olla päris tõele või mida ei ole võimalik oma meeltega tajuda, on teinud meid kõikidest senistest maakeral elanud liikidest kõige efektiivsemaks aineringkäigu hoidjateks või mõjutajateks, käigus hoidjateks. Inimene on välja kujunenud kuskil, ütleme siin miljoni aasta jooksul, natuke vähem kui miljoni aasta jooksul, mis selle geoloogilise ajaskaala juures on tohutult lühike hetk, äärmiselt lühike hetk. Selle aja jooksul meil on siin olnud 6, 7, 8 jääaega ja jäävaheaega. See võib kõlada dramaatiliselt, aga see on olnud maakeral üks selliseid stabiilsemaid perioode klimaatilises mõttes. See kliima on tasakese kõikunud ja kliima kõigub alati. Peamine mõju sellele, miks kliimamuutused tekivad, miks nad eksisteerivad, on puhtalt see, et meie kaugus päikesest muutub, vahepeal liigub meie ja päikese vahelt läbi mõni tähetolmupilv, kosmilise prügipilv, päikeselt saabuva energia kogus määrab ära, milline on siin see meie kliima. Väga fundamentaalselt, see on nagu kõige alus. Aga see, kuidas me tuleme toime maakeral nende kosmiliste mõjutustega, selle määravad ära nüüd need tingimused, mis siin maal eksisteerivad ja see on väga selgelt elu tekitatud keskkond. Kas või nendel turbulentsetel aegadel maakera ajaloo alguses, kui tekkis hapnik, siis see oli teatud mõttes taimede poolt siis atmosfääri paisatud jääkaine, see oli teatud mõttes kaitsereaktsioon sellele kosmilisele prügile, mis maakerale pidevalt langes ja siia suurt hävingut külves. Kui tekkis atmosfääri hapnik, siis põlesid ära atmosfääris maale langevad kosmilised objektid ja nad ei lõhkunud enam seda maapinda niivõrd palju ära, et elu tekitas iseenda kaitseks sellise kaitsekihi. Ja elu on suutnud alati leida viisi, kuidas iseennast elus hoida, kuidas stabiliseerida neid väljaspoolt maad tulevaid mõjutusi, kuidas luua siia elusana püsimiseks kõige sobivamad tingimused. Võttes kas või inimese väljakujunemise selle perioodi, 800 000 aastat, selle aja kohta on meil olemas äärmiselt hea teaduslik informatsioon, mille me saame võtta, kuni viimase ajani saime, Gröönimaa liustikest ja Antarktika liustikest jääkilpidest, kuhu on kinni jäänud aasta-aastalt, iga aasta täpsusega jääb kinni sinna õhumulle ja selle jää tekkimise, sademete tekkimise temperatuuri määrab ära selle vee isotoopkoostise. Ehk et teaduslike meetoditega me saame nendest jääkilpidest nende aastate kohta, tõesti aasta täpsusega öelda, millised olid need globaalsed keskkonnatingimused. Ja meil on siin varieerunud see kliima siis selliste jääaegade ja jäävaheaegade vahel, nagu ma juba ütlesin. Ja selle aja jooksul, ütleme, see temperatuur on kõikunud mõne kraadi ulatuses. Aga temperatuuri kõikumisele on alati eelnenud CO2 sisalduse muutus atmosfääris. Ja see CO2 sisaldus atmosfääris selle miljoni aasta jooksul on kõikunud kuskil 190 ja 290 vahel, ütleme 190-300. Selles vahemikus on kõikunud CO2 sisaldus ehk siis kasvuhoonegaaside
CO2 sisaldus atmosfääris korreleerub kõige paremini kasvuhoonegaaside kontsentratsiooniga atmosfääris, ehk et see, milline on meie kasvuhoonegaaside sisaldus atmosfääris, on korreleeritav CO2 peale. Ilma kasvuhoonegaasideta meil ei saaks olla ka elu maal ja kasvuhoonegaasid või atmosfääri koostis on selgelt elu poolt kujundatud fenomen või see koostis on määratud elu poolt. Et see on vastastikuses seoses. Nüüd see CO2 kõikumine, temperatuuri kõikumine on omavahel koos käinud selliselt, et kui CO2 läheb üles ehk et kasvuhoonegaase on rohkem, see tekk läheb paksemaks siin maakera peal, siis temperatuur tõuseb ja kui CO2 sisaldus langeb, siis tekk on hõredam ja temperatuur langeb. Aga selle CO2 kõikumist on määranud ära taimkate. Nimelt, kui CO2 sisaldus hakkab tõusma, siis see määrab ära fotosünteesi efektiivsuse. Meie taimkatte fotosünteesi efektiivsus on praegusel hetkel selgelt kontrollitud CO2 sisalduse põhjal. Osad kasvuhoones köögiviljade kasvatajad kasutavad seda efekti ära, nad pumpavad kasvuhoonesse juurde CO2, et kasvatada taimi kiiremini suuremaks. Praegusel hetkel me näeme ka, kuidas taimed lähevad nii-öelda rasva, et seda CO2 on atmosfääris järjest rohkem. Nad saavad orgaanilist ainet luua järjest kiiremini, järjest suuremates hulkades. Nagu rasva läinud inimestega ka on probleem, et toitaineid jääb väheks, et nad ei suuda maa seest kätte saada mineraalained, mis on neil ka vajalik selleks, et elus püsida. Ühesõnaga, kui CO2 sisaldus hakkab üles minema, temperatuur hakkab üles minema, siis on taimed efektiivsemad fotosünteesijad ja nad viivad selle süsihappegaasi atmosfäärist ära pinnasesse. Meil räägitakse praegust metsade raiumise õigustamiseks, et noored metsad seovad või noored puud seovad siis metsas rohkem süsinikku, mis on osaliselt õige, et maapealsesse ossa puud tõesti seovad noorena kiiremini süsinikku, aga mets tervikuna ökosüsteemina seob enamuse süsinikust maapinda, mulda. Vot seda selle 800 000 aasta vältel metsad ongi teinud, nad on pumbanud siis seda süsihappegaasi mulda. Senikaua nad pumpavad, kuni see temperatuur hakkab alanema nii piisavalt, et see hakkab limiteerima nende fotosünteesi efektiivsust. Ehk et kui temperatuur läheb liiga alla, läheb külmaks, siis taimed ei kasva, nad ei suuda fotosünteesida ja nad rohkem ei seo. Ehk et sellise kosmilise tegurite tagajärjel tekivate temperatuuri kõikumiste ja kasvuhoonegaaside emissioonide, kus see CO2 siis tuleb, eks see CO2 tuleb ju sellest, kui temperatuur on kõrgem, siis ka lagunemiskiirused on suuremad, ehk et CO2 tekib orgaanilise aine lagunemisest ka rohkem. Et selle suudavad taimed ära balansseerida. See on nagu kõigusoojane loom, nagu inimesed, kes suudavad enda kehatemperatuuri küllalt efektiivselt kontrollida, suudab siis planeet Maa ökosüsteemina küllalt efektiivselt enda temperatuuri ja CO2 sisaldust kontrollida. Sellel efektil põhineb Gaia teooria, mille on välja töötanud siis NASA tellimusel Lovelock, üks uurijatest, selleks, et teha kindlaks, kas mingisugusel planeedil on elu. Et kui seda eemalt vaadata, siis kõik planeedid alluvad teatud füüsikalistele reeglitel, kui kaugel on ta enda tähest, missugune on see spekter seal. Ja kui see erineb sellest loogilisest spektrist, siis võime oletada, et seal on elu, et maal ilma eluta oleks hoopis teistsugused keskkonnatingimused. Nii et viimased 1 800 000 aastat umbes selles ajajärgus, kus inimene on maakerale tekkinud suhteliselt stabiilsesse keskkonda, on see CO2 sisaldus olnud atmosfääris 190 kuni 290 selles vahemikus kõikunud. Ja nüüd, tänasel päeval,
Me oleme jõudnud sellesse olukorda, kus see CO2 sisaldus atmosfääris on 416 ppm. Ja see on siis osakest miljoni osakese kohta. Selle miljoni aasta vältel ei ole sellist olukorda maakeral olnud. Selle ökosüsteemi juures, kus inimene on evolutsioonis välja kujunenud, ei ole sellist kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni maakeral olnud. Umbes selline kasvuhoonegaaside kontsentratsioon, nagu me praegusel hetkel näeme, valitses maakeral pliotseenis, see on geoloogiline ajast umbes 2,5 kuni 5 miljonit aastat tagasi, kus temperatuur maailma ookeanide veetase oli kuskil 20 meetrit kõrgem ja Antarktikas olid metsad. Jääl jõustikku, kui sellised ei olnud. Oli ka siis elu maakeral, oli ka varem oli elu ja on ka varem olnud massilisi liikide väljasuremisi, nagu see toimub ka praegusel hetkel, kuid kõik varasemad liikide massilised väljasuremised on juhtunud mingisugustel kosmiliste tegurite tagajärjel, kas on siia langenud komeet, on toimunud mingisugune väga kiire jahenemine, kus kosmilise tolmupilvest liigutakse väga pikka aega läbi ja see on mõjutanud siinset kliimat ja on tõesti hetki, kus see elu on olnud maakeral ülimalt hapras kohas, et nibin-nabin on ta ellu jäänud ja iga kord see liikide väljasuremise epohh on loonud uue tõuke, uueks evolutsiooniks, on leitud uued viisid, veel efektiivsemad viisid, kuidas aineringes osaleda. Eelmine suurem liikide massiline väljasuremine, eks ole, kus surid välja dinosaurused, see lõi eelduse, et said elujõu või said efektiivsemalt toimetama hakata imetajad ja see 65 miljonit aastat tagasi toimunud epohh on viinud siis ka inimeste sünnini. Ja nüüd me oleme siis selles olukorras, kus see 65 miljonit aastat tagasi toimunud see dinosauruste väljasuremine, see toimus selle tagajärjel, eks ole, et Mehhiko lahte kukkus ilmselt suur komeet, toimus tohutu suur plahvatus. Ja mis te arvate, kui kiiresti toimus siis liikide väljasuremine? Kui palju see võttis aega umbes? See oli geoloogilise ajaskaalas üks väga kiire viiv. Seda erinevad teadlased hindavad selle toimumise ajaks umbes 20 000 kuni 100 000 aastat. Et see võttis aega 20 kuni 100 000 aastat, et see liigid siis välja sureks. Ja see oli plahvatuse tagajärjel. Suure komeedi maale kukkumise tagajärjel surevad liigid 20 kuni 100 000 aastat välja. Praegust me saame rääkida liikide massilisest väljasuremisest, mis on toimunud viimased 8000 aastat, aga siis äärmiselt kiires tempos viimased 200 aastat. 8000 aastat tagasi, mis me võtsime kasutusele, missuguse tehnoloogia, mida me hakkasime tegema? Mis tehnoloogia 8 kuni 10 000 aastat tagasi umbes me hakkasime? Tuli oli ikka olemas, aga põllumajandus. Me muutusime paikseteks, võtsime kasutusele põllumajandus, hakkasime kasvatama teravilja ja me võtsime selleks ära teistelt liikidelt maa. Üha laiematel aladel võtsime kasutusele teiste liikide elupaigad ja surudes nad siis välja. Loomulikult algselt see tempo liikide väljasurumiseks oli suhteliselt aeglane, aga kui see põllumajandus algas, ütleme, nendel aladel, kus jõgi ujutas igal aastal kaldad üle ja tõi sinna seda muda, siis seda sama
musta mulla paljastamist, selle viisi me oleme siiamaani kasutusele võtnud, me künname, eks ole, põllumajanduses siiamaani. Nüüd viimastel aastatel küll enam ei künta, nüüd lihtsalt mürgitatakse, aga et teistest liikidest lahti saada, teha see mullapind võimalikult vabaks, siis küntakse maapind üles, hävitades sellega siis mullas olevate bakterite seente elu. Et põllumajandus oli üks ja teine kiirenemine, kus väga järsult liigid hakkasid hävima, on siis paarisaja-aastane toimetamine ja siis me võtsime kasutusele fossiilsed kütused. Fossiilsete kütuste kasutusele võtuga me lahkusime nii-öelda normaalsest aineringest võrreldes teiste liikidega ja kui me varasemalt enne fossiilseid kütuseid saime enda energia päikeselt, nii nagu teisedki liigid, maastikult kogusime selle energia kokku, siis fossiilsed kütused andsid meile täiesti teise energiaallika ja me lahkusime sellest normaalsest aineringest teiste liikidega ja sealt tekkis meil see ettekujutus, et me suudame maailma juhtida kontrollida.